mis häda selle kroonilise stressiga on tegelikult see, et ta hakkab mõjutama nagu olulisel määral mõtlemist ja see krooniline stress põhjustab siis nii-öelda põletikueelseid tsütotoksiine või tõstab nende taset sinu kehas. Ja nad hakkavad varastama trüptofaani. Trüptofaan on nüüd üks selline aminohappe, mis on seotud jälle serotoniiniga. Serotoniin, nii-öelda teada-tuntud õnnehormoon, heaolu, harmoonia, selline hea enesetunne. Ja stressiseisundis järjest rohkem nii-öelda siis need tsütotoksiinid hakkavad seda trüptofaani varastama, millest meil võiks seda head enesetunnet üldse nii-öelda tekkida. Ja mis nende tsütotoksiinide toimel siis juhtub on, et hakatakse tootma ajus siis sellised neurotoksilise toimega kinoliin ja kinureenhapet, mis toovadki sellise pikaajalise serotoniini languse, ehk see meeleolu ei lähegi nagu paremaks. Ta ongi kogu aeg selline, sul on iga hommik tõused üles, no ikka on sama nõme, nagu mitte midagi ei ole, mis nagu paremaks teeks. Põletiku näitajad kehas kindlasti tõusevad. Mis veel, selle kõrge kortisooli toimel, meie keha hakkab varuma selle asemel, et ütleme, kui sa tahaksid veel sellel perioodil võtta kaalust alla, siis see üldiselt ei õnnestu, sest meie keha on sellel ajal hakkab varuma, hakkabki see kõhurasva varuma, sest et sul on kogu aeg stressiseisund. Mäletad, oluline oli see ellujäämine organismi jaoks, aga tema ei saa aru seda, et kas see olukord on karu eest ära jooksmine või see olukord on tekitatud sinu peas, eks ole. Et me hakkame koguma varusid ja siis ka see kaalulangetus nagu kuidagi ei õnnestu. See jälle omakorda mõjutab mikrobiomi, sellepärast, et kui meil on selline kõrge kortisooliga stressiseisund, me kipume eelistama sellist rasvast ja magusat kiireid süsivesikuid ja see jälle ei toida sinu mikrobiomi kuidagi, eks ole. Ja siis, kui seda trüptofaani ka varastatakse, eks ole, siis ei saa ka seda serotoniini kuskilt üldse tekkida. Ehk see on nagu selline suletud ja kinnine ring, mis omakorda hakkab mõjutama sinu unekvaliteeti, sest et kui sul on ärevus kasvab, sul on pikaaegne stress, siis võib-olla see unekvaliteet enam pole päris see, eks ole. Kaal tõuseb, siis vaatad kuidagi peeglisse, pole endaga rahul ka ja sa oledki nagu kuskil sellises ringis. Ja kõrge kortisooli tasa tõstab seda visceraalset rasva, seda kõhuõõne rasva, mis on seesmine rasv, mis ümbritseb meie organeid. Ja see visceraalne rasv on hästi seotud teise tüübi diabeediga, südame-veresoonkonna haigeste ja kõikide nende nii-öelda halbade asjadega.